Tere tulemast kuulama! Täna süveneme ühte päis keerulise teemasse, Palestiina põgenike küsimusesse, kasutades sinu jagatud materjale. Just. See on ju tegelikult maailma kõige pikemalt kestnud lahendamata põgenike kriis. Algas juba 1948 Nakbaga, siis 1967 Naksa, 100 000 pidid kodudest lahkuma. Ja tänaseks on see arv kasvanud peaaegu 6 miljonini. Registreeritud põgenike mõtlen siis. 6 miljonit, see on tohtu arv. Proovime täna aru saada, mis selle olukorrani eriliseks teeb ja millised need peamised väljakutsed on. Võib-olla kõige olulisem asi kohe alguses ära märkida on see, et ÜRO Palestiina põgenike abi ja tööorganisatsiooni ehk siis UNRWA definitsioon põgenikust, see on teistsugune kui tavaline. Kuidas teistsugune? See ei põhine ainult tagakiusamise hirmul nagu tavaliselt UNHCR-i puhul. See on seotud väga konkreetse ajaloolise sündmusega 1948. aasta konfliktiga ja sellega, kas inimene elas Palestiinas kindla ajal enne seda. Ütleme, juuni 1946 kuni mai 1948. Okei, see on spetsiifiline, aga kas mitte kõige erilisem polnud see staatuse pärandumine? Just nimelt. See on täiesti ainulaadne. Põgeniku staatus kandub edasi Palestiina meessoost põgenike järeltulijatele, isevi lapsendatud lastele muide. Nii et see ei ole ajutine kaitse, vaid see on nagu osa identiteedist, mis pärandub. Täpselt nii. Ja see tähendabki, et põgenike arv ei vähene, vaid kasvab pidevalt. See on üks peamisi põhjuseid, miks me räägime täna ligi 6 miljonist, kui alguses oli neid umbes 750 000. See seletab seda kasvu, jah. Aga nende inimeste elu tänapäeval? Sinu materjalidest jäi mulje, et see sõltub tohutult sellest, kus nad parasjagu elavad. Selline killustunud pilt. Väga killustunud, just. Paljud neist on kodakondsuseta ja see piirab nende õigusi ikka väga rängalt. Ja olukord on riigiti täiesti erinev. Võtame näiteks Liibanoni. Seal on palestiinlastel keelatud omada kinnisvara. Nad ei tohi töötada paljudel erialadel, arst, advokaat, insener. Kodakondsust ei anta. Osaliselt kardetakse riigi seda habras usulist tasakaalu kõigutada. Nii et nad on seal püsivalt nagu teise klassi inimesed. Ütleme nii, et nende õigused on väga piiratud ja Jordaanias on pilt jälle teistsugune. Enamik läänekaldalt pärit põgenik on saanud kodakonsuse. Neil on palju rohkem õigusi. Aga mitte kõik. Ei, Gazast pärit põgenikud, eriti need, kes tulid pärast 1967. aastat, nemad on tihti kodakondsuseta ja neil on piiratud õigused. Näiteks peavad nad haridus- ja tervishoiu eest rohkem maksma. Ja Süürias, seal oli vist enne kodusõda parem? Jah, enne sõda oli Süürias olukord suhtet hea. Neil olid laialdased kodanikuõigused, kuigi mitte kodanikust ega poliitilisi õigusi. Aga kodusõda on seal muidugi kõike muutnud ja olukord on väga halb. Ja läänekaldal ja Gazas endas? Seal nad elavad Iisraeli okupatsiooni all. Iisraeli seaduste järgi käsitletakse neid põhimõtteliselt välismaalastena. Nii et jah, pilt on väga kirju. See õiguste killustatus teeb muidugi ühtse lahenduse leidmise, ilmselt võimatuks. Ja siis on veel see kuulus ÜRO resolutsioon 194, tagasipöördumise õigus, mis on siiani ainult paberil. Just. See on jäänud täitmata lubaduseks. Aga kuidas neid inimesi siis aidatakse selles keerulise rägastikus? Kes neid toetab? Kõige keskmisem ja tuntum on kahtlemata UNRWA. See loodi juba 1949. aastal, pidi olema ajutine, alla siin me oleme, üle 70 aasta hiljem. Ja mida nad teevad? Nad tegutsevad 5 piirkonnas, Jordaanias, Liibanonis, Süürias, läänekaldal ja Gazas. Ja pakuvad otse põgenikele haridust, see on nende suurim tegevusvaldkond, tervishoidu, sotsiaalabi, ka hädaabi kriisides. Aastatega on UNRWA-st saanud peaaegu nagu valitsusasutus sellele kodakondsuseta rahvale. Nagu riik riidis põhimõtteliselt. Mingis mõttes see kirjeldab seda rolli, jah, kuigi see pole päris täpne. Aga nad on eluliselt tähtsad. Aga UNRWA ei ole ainus aitaja vist. Materjalid mainisid ka teisi. Ei ole ainus, kuigi jah on keskne. Ka teised ÜRO-agentuurid aitavad. UNICEF, Maailma Toiduprogramm, WFP ja siis muidugi väga paljud valitsusvälised organisatsioonid, nii rahvusvahelised kui kohalikud, ANERA, IRC, PCRF, piirideta arstid, neid on palju. Sageli teevad nad koos tööd UNRWA-ga. Selge.
Aga sa mainisid, et UNRWA olemasolu tekitab mingi erilise õigusliku olukorra võrreldes teiste põgenikega. Mis see artikkel 1D oli? Jah, see on oluline nüanss. 1959. aasta pagulasse seisundi konventsiooni artikkel 1D ütleb põhimõtteliselt, et need, kes saavad kaitset või abi mõned teiselt ÜRO organilt peale UNHCR-i, nagu Palestiina põgenikud UNRWA-lt, ei kuulu UNHCR-i mandaadi alla. Mida see praktikas tähendab? Kas see võib tekitada probleeme? Mingi augu kaitsesüsteemis? Potentsiaalselt küll, jah. Kui UNRWA tegevus peaks mingil põhjusel katkema või oluliselt vähenema, näiteks rahastuse kadumise tõttu, siis ei ole automaatne, et UNHCR saab kohe nende kaitse üle võtta. See loob teatud ebakindluse. See viibki meid rahastamise juurde. See tundub olevat UNRWA, Achilleuse kand, eks ole. Kuidas see rahastus üldse toimib või miks see nii haavatav on? Haavatavus tuleb sellest, et peaaegu kogu UNRWA eelarve, umbes 95%, tuleb vabatahtlikest annetustest, peamiselt liikmesriigidelt. Vabatahtlikest, nii et see pole kindel eelarve? Ei ole. Ja ajalooliselt on USA olnud kõige suurem annetaja. See tähendab, et kogu organisatsiooni tegevus sõltub väga palju poliitilisest kliimast ja doonorriikide otsustest. Ja neid otsuseid vist mõjutavad ka poliitilised pinged? Väga tugevalt. Näiteks alles 2024. aasta alguses peatasid USA ja 15 teist riiki ajutiselt rahastamise. Põhjuseks olid süüdistused, et mõned UNRWA töötajad olid seotud 7. oktoobri rünnakutega. Ja mis sellest sai? See tekitas suure kriisi, ma eeldan. Tekitas väga suure finantskriisi, jah. Kuigi hiljem paljud riigid taastasid rahastuse pärast uurimiste algatamist, siis USA kongress keelustas rahastamise kuni 2025. aasta märtsini. See on tohutu löök. Nii et poliitika mõjutab otseselt seda, kas inimesed saavad süüa või lapsed koolis käia? Absoluutselt. Ja see ei puuduta ainult UNRWA-d. Ka teised abiorganisatsioonid sõltuvad annetustest ja grantidest. Lisaks rahastusele takistavad abi kohale toimetamist pidevad julgeolekuprobleemid, liikumispiirangud, eriti Gazas Iisraeli blokaadi tõttu, poliitiline sekkumine ja ka see pidev mure, et abi võidakse konfliktis kuidagi ära kasutada. Ja see pidev kriisirežiim, see vist ei lase keskenduda pikaajalistele lahendustele? Täpselt. Kogu aur läheb ellujäämise tagamisele, humanitaarabile, pikaajalised eesmärgid nagu hariduse kvaliteet, majanduslik iseseisvus, need jäävad tagaplaanile. Ja see omakorda süvendab sõltuvust abist. See on nõiaring. Võtame siis korraks kokku. Sellest sinu materjalide põhjal tehtud analüüsist joonistub väljapilt Palestiina põgenike kriisist kui milleski, täiesti eraldiseisvast ja ainulaalasest. See päritav staatus, mis kasvatab arvu, need väga erinevad õiguslikud seisundid eri riikides ja siis see UNRWA eluliselt tähtis, aga samas nii rahaliselt kui poliitiliselt habras süsteem. Just. Ja kõige selle keskmes on muidugi see lahendamata Iisraeli-Palestiina konflikt. Humanitaarabi on hädavajalik, see leevendab sümptomeid, päästab elusid, aga see ei tegele algpõhjustega. Mis need algpõlised siis on? Okupatsioon, Gaza blokaad, see lahendamata tagasipöördumisõiguse küsimus, poliitilise lahenduse puudumine laiemalt, kuni need püsivad, jääb ka sõltuvus abist ja see kriisiolukord. Ja siit jääbki vastu kuulajale matekapohtu, mille meil täna vastust pole. Kuidas see põlvest põlve edasi antav põgeniku staatus ja see igavene lahendamata tagasipöördumisõiguse küsimus, kuidas need üldse mõjutavad võimalust leida mingisugunegi püsiv lahendus? Lahendus, mis arvestaks nii põgenike endi vajadusi ja õigusi, kui ka vastuvõtvate riikide ja ka Iisraeli poliitilisi ja demograafilisi reaalsusi. See on vist selle loo kõigi keerulisem sõlm. Tõepoolest, see on see $1 miljoni küsimus.